Tere ka siis minu poolt. Olen siis Evelin Uuemaa geograafia osakonnast ja räägin siis natuke ruumiandmete visualiseerimisest. Pean tunnistama, et ma ei ole väga palju visualiseerinud geoloogilisi andmeid. Ma küll tänaseks mõne kaardi tegin, aga üritan siis anda võib-olla sellise inspireeriva ülevaate erinevatest võimalustest, kuidas ruumiandmeid visualiseerida ja võib-olla ka mõningatest aspektidest, millele tasub tähelepanu pöörata. Alustaks tegelikult natuke ajaloost, et ruumiandmete visualiseerimine tegelikult viimaste aastate jooksul väga palju muutunud, et kui siin on näha näiteks August Tammekannu kõrgussuhete kaart, mis on peaaegu 100 aastat vana ja loetakse ka üheks klassikaliseks reljeefi visualiseerimise, reljeefi kaardiks, siis ütleme, 50 aastat, 100 aastat tagasi panid kartograafid väga palju aega ja energiat, et ühte kaarti toota ja see läks atlasesse ja seda ka kasutati väga kaua aega. Ja ühele kaardile tihtilugu pandi võib-olla kogu teadmine või ütleme siis mingi nähtuse kohta. Siis tänapäeval on meil natukene teistsugune olukord, et kus meil on pigem andmeid on liiga palju, aega on liiga vähe ja sageli meil on vaja lihtsalt väga kiiresti näha, et kas me üldse kas need andmed on kasulikud või mis nendest välja tuleb või et mis see üldine pilt on selle asemel, et me ei saa väga palju aega tihtilugu kulutada, et kõiki detaile sinna kaardile panna ja pluss tõesti see probleem, et andmeid on väga palju. Ja Eesti kohta võib ka nii öelda, et tegelikult on Eestis väga hästi kättesaadavad avaandmed, mis kindlasti võimaldavadki seda, et me saame neid erineval moel kombineerida ja erineval kujul ütleme siis erinevaid andmeid kombineerides näha võib-olla uusi asju, mida me võib-olla enne pole näinud. Pluss muidugi loomulikult ka uued tehnoloogiad nagu lidar andmestikud, mis võimaldavad näha kõrgusmudelist selliseid asju, mida varem väljas käies ka ei ole võimalik võib-olla tuvastada kõige paremini. Aga liikudes siis visualiseerimise poole, tänapäeval siis nii nagu öeldud, et kui meil on hästi palju andmeid, siis mõnikord piisab lihtsalt sellest, kui põhimõtteliselt visata lihtsalt tõesti andmed kaardile. Et siin on näiteks siis näitena pandud lihtsalt Eesti topograafilise andmekogus olevad seisuveekogud. Nad on küll ära klassifitseeritud, et on paadikanalid, tiigid ja laukad ja nii edasi, aga nende ei ole mitte mingit erilist selles mõttes kujundusstiili kasutatud, et kuna neid on nii palju, siis lihtsalt saab ülevaate, et kus kohas mingi asi paikneb, et me näeme, et paadikanalid on siis peamiselt mere ja suuremate järvede ääres. Järved on enam-vähem üle Eesti, paisjärved on rohkem kõrgustikel, kus ongi meil järsuma vooluga veekogud, biotiigid jällegi üle Eesti, laukad on loomulikult soodes ja rabades ja tiigid on ilmselgelt igal eestlasel tagahoovis, et terve Eesti on põhimõtteliselt ühtlaselt kaetud. Samasuguse pildi me võime näiteks luua ka lihtsalt, kui me paneme kõik vooluveekogud kaardile, et tegelikult joonistub välja mingisugune pilt, et me näeme, et näiteks Pandipere kõrgustikul vooluveekogusid ei ole ilmselgelt ja samuti ei ole neid näiteks suuremates rabades, aga ülejäänud Eesti on suhteliselt ühtlaselt kaetud. Samas me ei saa siit eristada suuremaid vooluveekogusid ega tegelikult näha siis seda, et meil on väga palju kraave, aga samas on ka väga palju suuremaid jõgesid või ojasid. Selle jaoks on juba vaja natuke rohkem vaeva näha. Et siin kaardil on siis toodud jõed oma vastavalt, võime öelda vooluhulga järgi, tegelikult on nad pigem Strahleri järkude järgi toodud, et mida väiksem järg, seda väiksem ta on ja mida suurem ta on, seda suurem on. Aga siin on siis lisatud sellist efekti, mis varjutusefekti, et suurtele jõgedele on pandud väike vari taha, mis tõstab nad ülejäänud sellisest kribu-krabust natukene kõrgemale ja see loob sellise üsna hea efekti, ühesõnaga toob kunstlikult natukene asjad esile, mida me võib-olla tahame rõhutada. Liikudes edasi, näiteks siin on siis näide metsade muutusest. Ma vabandan ette, et mõned kaardid on ingliskeelsed, kuna ma olen palju teinud ingliskeelse, ma ei ole jõudnud neid eesti keelde panna. Siin on näide siis satelliidi andmete põhjal Eesti muutused siis metsades. Värv näitab tegelikult siis muutuse aastat, siin muutuse all on nii looduslikud muutused, ka tuulemurd, kui ka suures osas Eestis ikkagi on ka metsaraied.
Siin on nüüd siis probleem, et kuigi kõik on kaardi peal, siis me tegelikult väga hästi ikkagi ei erista, et kus, mis täpselt on, et kui see muutus ei ole just nagu suurem, et siin näiteks tuleb välja, et noh, et on näha, et me eeldada, et see on kuskil 2000 aastate alguses või siin on tegelikult üks suur torm olnud ja siin näiteks see Koiva torm mõned aastad tagasi, aga suuremas osas me nagu võib-olla ei erista täpset mustrit. Sellisel juhul on tegelikult kasulik natukene andmeid agregeerida. Et tavaliselt käib see suhteliselt lihtsalt GIS-i tööriistadega võimalik nii-öelda punktid kokku agregeerida ja näiteks kas tavaline see, et meil on juba administratiivüksused, aga me võime luua ka lihtsalt kas näiteks ruudustiku, võrestiku või siis heksagonid, mis on lihtsalt näevad ägedad võib-olla välja. Ja siin me näeme juba natuke paremini, et kus on siis heledamad alad, ütleme, et rohkem on see koondumine on siia alutaguse kanti on näiteks suurem muutus, see sama andmestik on, siis näitab nagu suuremat muutust ja Pahe-Eesti, kus nii või teisiti on nagu metsa rohkem, et siin paratamatult on ka seal rohkem muutusi toimunud, aga näiteks ka Hiiumaa lääneosa ja Saaremaa lääneosa. Aga võime siis ka natukene veel keerulisemaks asja teha ja me võime panna kaardile 2 näitajad nii-öelda kokku. Mida natuke inimeste, ütleme, inimsilmal võib-olla mõnikord on raske lugeda, et 2 muutujat koos, aga kui osavalt kombineerida, siis on võimalik seda hästi teha. Ja siin kaardil on siis kokku kombineeritud nii-öelda see heksagoni suurus näitab seda, et kui palju alguses, selle ajaperioodi alguses on metsaga kaetust üldse, mida suurem, seda rohkem on seal metsa, ilmselgelt jällegi tuleb välja siin nagu Vahe-Eesti, kus on hästi palju, aga ka alutaguse. Ja värv näitab siis seda muutust, et mida punasem ta on, seda rohkem on sellest metsaga kaetud alast selles heksagonis muutunud. Et siit tuleb ikkagi selgelt välja, et kus on siin on näiteks rohkem metsaga olnud ja on suurem muutus, aga samas on mõnedes kohtades, kus on väike see heksagon, seal on olnud vähe metsa, aga seal on ka palju muutust olnud, aga näiteks siis Lahemaal, mis on ka looduskaitse all või maastikukaitse ala, Natura-ala, seal on palju metsa, aga muutust pole olnud õnneks. Nii et sellisel kujul nii-öelda kokku kombineerides 2 näitajat on võimalik 2 asja korraga kaardile panna. Samas sellise muutuse osas mõnikord piisab ka väga lihtsalt nii-öelda kahendkaardist. Üks, ütleme siis selles mõttes, et värvi mõttes, et muutus näitab lihtsalt suurus, inimsilmale tegelikult ongi kõige paremini, ütleme, teatud selged värvid on muidugi lihtsasti loetavad, aga suurus on ka üsna lihtsasti hoomatav. Et me ei saa siit midagi täpselt välja lugeda, aga me näeme, et kus on siis suurem see ring, seal on muutus ajas olnud suurem, et siin on aastast 1990 kuni 2018 Koriini andmestiku põhjal on lihtsalt summaarne muutus. Enam-vähem me näeme mustrit, et Põhja-Eestis on maakasutuse muutused olnud suuremad, mis tuleb välja, võib-olla on kohe näha siit kaevandused, et nende edasi liikumine natukene, et siin on toimunud muutus, aga midagi muud siit väga välja ka ei loe, et see on nagu pigem sellise üldise muutuse tuvastamiseks on üsna lihtne teha sellist sümboli suurusega kaarti lihtsalt. Mida siis võib veel kasutada? Näiteks siin on siis näidatud maastiku tulekahjud ja veebis või üldse, tänapäeval me vaatame väga palju asju ekraanil, et kui palju, me ei prindi tegelikult väga palju enam välja ja veebis üldse töötavad hoopis teised asjad ekraanil. Ekraanil töötab väga hästi musta ja eredate värvide kontrast ja siin on veel siis lisaks kasutatud sellist nagu halot, mis tekitab natuke tõesti, et kuna siin on tulekahjudega, et siis võib nagu assotsieeruda, et nagu põleks, et sellist halo-efekti, mis annab veidikene sellist tulekuma nagu, et seda sama efekti võib näiteks kasutada ka, ma ei tea, vulkaanide puhul või midagi, mis assotsieerub siis sellise ereda asjaga. Et seda kutsutakse ka vahest kartograafias nii-öelda jaanimardika efektiks, et selline helendav efekt. Aga siia võib juurde panna ka siis selle, et tänapäeval, kuna meil on andmed kätte saadavad ka ajas muutuvana, siis siin on see sama kaart, enne oli siis kõik ajas kokku pandud, siis siin on siis näidatud ajas muutust nii-öelda. Ja mida siit on näha, siis on see, et Eestis need maastikupõlengud kipuvad olema, see aeg ongi aprill, mai, juuni, mida me tõenäoliselt inimestena ka suhteliselt hästi hoomame, et see selles kandis on. Ilmselgelt on ka nad asustuse lähedal rohkem.
Ja kuidas seda, tegelikult on see väga lihtne, kuidas seda näiteks QGIS-is või mis iganes GIS-programmis luua, sest film on tegelikult piltide kogum, tegelikult lihtsalt eksporditakse automaatselt iga ajalõigu kohta üks pilt ja pärast pannakse nad lihtsalt GIF-iks kokku. GIF on siis niisugune liikuvate pilt, ütleme siis liikuvad pildid, minifilm ilma hääleta, animatsioon nii-öelda ja tegelikult on seda väga lihtne teha. Ja näidata siis võib-olla sellist ajas muutust. Teine asi, mida võib, kuidas ajas muutust võib näidata, on ka tegelikult sellise väikeste piltkaartide kogumikuna. Et siin on näiteks näidatud siis kliimamuutust, see on siis projektsioon IPCC kõige pessimistlikuma stsenaariumi järgi ja sellise muutuste kaardi puhul on oluline siis hoida need skaalad samad ajas, sest muidu ei ole seda muutust näha, et kui te muudate seda aja, nagu ütleme siis legendi muudate, siis te ei näe seda muutust, aga siin on siis näha näiteks, et prognoosi, seal pessimistliku prognoosi järgi Eestis juulis keskmine temperatuur päris arvestatavalt peaks tõusma ja samas sademete hulk vähenema, mis tõenäoliselt ennustab siis rohkem põuda Eestile. Nii, ja liikudes siis edasi veel, siis rahvastiku puhul näiteks siin on rahvastik ja on näidatud 3D-s. 3D meeldib alati kõigile. 3D puhul on see, et ta näeb väga efektne välja, et ta nagu, on võimalik nagu paremini näha siis neid tõesti väga suure rahvastikuga alasid. Näiteks selle näite puhul 3D puuduseks on võib-olla see, et ei ole võimalik, natukene see perspektiiv võib-olla moonutab kaarti ja ei ole väga võimalik väga täpseid väärtusi välja lugeda, et ta on pigem niisugune väga hea visualiseerimise variant, aga täpseid väärtusi ei ole siit välja võimalik lugeda. Et sellepärast näiteks tänapäeval väga paljud 3D asjad on, see konkreetne näide on tehtud siis veebis, et siin on näiteks tehtud Kepler GL-iga, mis on kõigile tasuta, väga suhteliselt lihtne QGIS-ist viia lihtsalt andmed sinna ja teha veebikaart, et siis on, see võimaldab siis minna konkreetselt iga selle punkti juurde ja klikkida seal peal. Ja siin on siis samasugune näide see, et lihtsalt demonstreerida seda, et kuidas see sama andmestik tumedal taustal, et on üks asi see, et kui sa teed, ütleme siis printimise jaoks ja teine asi on, kui sa teed veebis vaatamise jaoks, et need samad asjad ei tööta, et see võib-olla teeb tänapäeval natukene keeruliseks nende andmete visualiseerimised, alati kui te peate kuskile välja trükkima, siis selline tume kaart ei tööta, peab tegema nagu heleda kaardi hoopis teiste värvidega ja samas heleda kaardi peal ei tööta sellised neoonvärvid, mis võib-olla tumeda tausta peal, ekraani peal töötavad väga hästi ja väga efektiivselt. Ja see on siis veel üks näide siis näiteks rahvastiku liikumisest Eestis, kuidas ööpäevane muutus on lihtsalt kaks tegelikult pilti vilkuma pandud ja jääb mulje, et nagu rahvastiku liikumisest siis öösel päeval lähevad inimesed linna, öösel lähevad maale magalatesse . Ja siin on siis samamoodi veel näiteks liikumine lihtsalt erinevate kantide vahel on siis meie geograafia osakonna mobiilsuslaboril on olemas andmestikud, kus nad on mõõtnud siis, kuidas inimesed liiguvad, see on igapäevaselt inimeste liikumised Eestis on lihtsalt joone jämedus näitab natuke seda siis, kui palju ühest kohast ühe või teise kandi vahel liiguvad. Aga liikumist on alati efektne jällegi näidata sellise sama jaanimardika efektiga sest see natuke meenutab seda, et auto kiiresti tuledega pimedas kuskil liigub, siis ta jätab sellise päris efektse mulje. Aga midagi siit jällegi selgelt välja lugeda ei saa, et kui tahate hakata ajama näpuga järge, et kui palju inimesed Tartust Tallinnasse läheb, siis see kaart ei võimalda, see on pigem üldise pildi andmiseks, et näha, et kuidas liikumine toimub erinevate suuremate asustusüksuste vahel ja siin väikeste vahel. Muidugi võib liikumist näidata ka lihtsalt, näiteks ongi, et punktikesed liiguvad, siin on näiteks põtrade liikumine ja järgi jääb nende liikumise rada, et on võimalik näha, kuidas nad ajas on liikunud või mingit ala siis katnud, see on samamoodi lihtsalt hunnik pilte on tegelikult kokku kleebitud ja annab päris hea ülevaate. Või siis võib ka liikumist näidata näiteks 3D-na, et siin on siis kasutatud liiklustihedus on tõmmatud 3D-sse, et mida rohkem on autosid mingil teelõigul liigub, seda kõrgemana ta siis näib siin sellel kaardil. Kunstlikult võib seda öelda ka, et see on teede poolt tekitatav barjäär siis loomadele, et mida kõrgem see on, seda vähem nad tegelikult siis üle saavad, sellepärast et sellised liiklustihedus on hästi kõrge. Ja jõuame näiteks geoloogia poole.
Et siin on siis hästi lihtne kaart nii-öelda Eesti aluspõhjast ja tavaline, mis siis ütleme siiamaani, või noh, mis siiamaani ütleme siis varasemalt 50 aastat tagasi ei olnud võimalus võib-olla väga palju luua käsitsi kaartil, võiks väga palju aega, et helisemaid efekte kasutada. Siis tänapäeval ütleme erinevates KISS-töövahendites, alates Q-KISSist lõpetades ArcGIS-iga on võimalik väga lihtsalt natukene tekitada sellist 3D-efekti. Et siia on nüüd tekitatud seesama kaart, aga lihtsalt väiksed varjud peale, et tekib natukene see efekt, et nad nagu oleksid, ütleme, need aluspõhja ladestud on nii-öelda üksteise peal. Et ei ole vaja mingit erinevist 3D-mudelit, vaid lihtsalt varjuefektiga on võimalik luua sellist paremat võib-olla aru saama inimestele, et nad oskaks seda kaarti paremini lugeda. Põhimõtteliselt on see Q-KISSis enam-vähem nagu üks klikk, et sellist asja teha. Või siis näiteks kõrgusmudel, sarnane efekt, et siin on hästi lihtsustatud kõrgusmudel, seda vahest on kutsutud ka nii-öelda laserlõike meetodiks, et jätab mulje, et sellised kihid on nii-öelda välja lõigatud ja varjutusega on tekitatud selline efekt, et nad on nagu üksteise peal. See on selline hästi lihtne võib-olla lastele reljeefimudeli õppimiseks. Või siis samasugune näide näiteks Neugrundi kraatrist, et lihtsalt jällegi varjutuse efekt, mitte midagi muud siin ei ole, see ei ole 3D-mudel, vaid varjutusega on tekitatud 3D-efekt. Aga liikudes siis tegelikult 3D natukene mudelite poole, et siin on lihtsalt on näide, siis et tavaliselt me saame sellise lidar andmestiku ja näiteks ortofoto klassika, mida võib-olla on näha, et teil on, ütleme, geoloogias on kasulik võib-olla näidata, et see kaevandus, see rummu kaevandus, et see on küll nii-öelda maa peal kuhi, mitte siis auk alla, aga et kuidas see nagu 3D-s võib-olla välja näeb, siis on võimalik panna ta, tegelikult tõesti, et see kõrgusmudel nii-öelda kõrgendada nii-öelda ja sinna peale nii-öelda kleepida see ortofoto. Et see tegelikult on ka siis Q-KISSi ja mina tegin konkreetselt Q-KISSi Blenderiga, mis on ka teine vabavara. Minul võtab aega pool tundi, kui esimest korda teha, siis võtab võib-olla 2 tundi aega ja edasi läheb ta nagu väga kiiresti. Ja see sama asi on võimalik panna ka liikuma, et on näha siis ümberringi, kuidas see välja näeb. Siin on muidugi natuke peal ütlema, et kõrgused on veidi võimendatud, näeb natuke ägedam välja, aga rummukarjääri puhul ei pea isegi neid väga palju tegelikult võimendama. Ja kui siis veel rääkida natukene veel, kuidas kõrgusmudelit visualiseerida, näiteks siin on üks näide lihtsalt ühest kruusaaugust konkreetselt, mida väga hästi ei ole nagu aru saada, et mis siin tegelikult toimub. Siis tüüpiline, mida kasutatakse reljeefimudelite puhul, on pannakse nõlva varjutus peale. Nüüd me saame juba paremini aru, et siin on nagu mingi auk, aga näiteks väga efektne vahend ja väga kiiresti ka tehtav on nii-öelda Tanaka kontuurid, mis on Jaapani kartograafi poolt, ma olen mingi 50-60 aastat tagasi välja mõeldud, kus on lihtsalt kontuur, siin tegelikult jällegi ei ole 3D mudel, vaid on aspektist lähtuvalt või ütleme siis see põhjal või sellest suunast lähtuvalt on värvitud kas valgeks või tumedaks kontuurjooned ja tekib selline jällegi varjutusefekt ja on paremini ära näha, et kus tõesti nagu, et see panna kõrgusjooned või need nii-öelda arvud peale, siis on näha, et kus kohas täpselt mingi joon läheb või ütleme siis muutus võib olla. Nii, mul hakkab aeg otsa saama, ma kappan kiiresti läbi. Siin on nüüd väike lihtsalt näide ka ütleme ajalisest muutusest jällegi, mida siis satipiltide peal võimalik on näidata lihtsalt seda muutust. See on siis meie põlevkivi kaevandused, kuidas nad on ajas nii-öelda edasi roomanud. Seda on ka suhteliselt lihtne tegelikult kokku panna. Ja lõpetuseks lihtsalt võib ka alati teha lihtsalt ilusaid kaarte. Et siin on lihtsalt näide, kuidas siis Maa-ameti kohanimeregistrist on välja võetud kohanimed, mis on sinimustvalge ja pandud kaardile. Millegi pärast Lõuna-Eestile meeldib väga palju must. Ja näiteks siin on siis Q-KISSiga tehtud sõrmuste isanda stiilis, nii-öelda Eesti hästi lihtsustatud stiilis, et võib ka panna kunstina endale seina peale, et ei pea alati töö mõttes tegema kaarte. Aga aitäh kuulamast ja kui keegi tahab näha praegu erinevaid ilusaid kaarte, siis Twitteris on näiteks käimas 30 päeva kaardi väljakutse, et kui te seda hashtagi kasutate, siis leiate sealt iga päev mitusada kaarti nii geoloogilist kui ka mitte geoloogilist. Aitäh!